Maroko ja Iisraeli suhe liigub sümboolikast kaugemale ning muutub strateegiliseks. Rohkem kui 5 aastat pärast normaliseerimist Abrahami kokkulepete raames ütlevad analüütikud, et partnerlus põhineb nüüd ühisel ajaloos, kaitsekoostööl, tehnoloogial ja murel Iraani kasvava mõju pärast. USA 2027 aasta kaitse-eelnõus on 10-aastane plaan süvendada Ameerika kaitsekoostööd Marokoga, mis hõlmab droone, ühisrajatisi ja laiendatud sõjalisi õppusi. Nii et laiem pilt on see, et Marokot nähakse üha enam mitte ainult Abrahami kokkulepete partnerina, vaid ka lääne strateegilise tugipunktina nii Iisraeli kui ka Ameerika Ühendriikide jaoks. Lisainfo saamiseks on meiega liitunud doktor Mohammed Shatoum, poliitikaanalüütik ja vanemprofessor Rabati ülikoolist. Doktor Chatou, kas selle USA kaitse-eelnõuga püüab Washington muuta Marokot Abrahami kokkulepete lääne julgeoleku tugipunktiks? Ma mõtlen, mis on selle suurenenud koostöö tegelik eesmärk? Üks Abrahami kokkulepete edu põhjuseid Marokos on see, et Marokol ja Iisraelil oli väga pikk suhe. See oli ajas juurdunud, sest see suhe kestis 2500 aastat. See lõi Marokos moslemite ja juutide vahel väga tugeva ühise kultuuri ja me nimetame seda konviventsiaks, kasutades sõna konviventsia, mis tähendab rahus koos elamist. Ja see on üks põhjusi, miks Abrahami kokkulepped on Marokos edukad, sest seda saab seletada sellega, et majanduslikult, sõjaliselt ja ka kultuuriliselt liiguvad Maroko ja Iisrael mingisuguse tugeva suhte poole, mida ma sageli nimetan liiduks. Homme saab sellest väga tugev liit, kuna see suhe muutub järjest tugevamaks ja sidemed kasvavad. Igas valdkonnas, eriti nendes, mida ma mainisin, majandus, sõjavägi, kultuur, toimuvad vahetused. Ja me peame meeles pidama, et Iisraelis elab umbes 1 miljon Maroko juuti ja nad on Iisraeli kodanikud. Nendel inimestel on süda tihti Marokos ja nad tulevad külla külastama oma sõpru, aga ka oma pühakuid, kes asuvad üle kogu riigi, nii maapiirkondades kui ka linnades. Aga kuidas on lood pärast Iraani sõda? Kuidas on see muutnud Maroko rolli? Kas Maroko roll on muutunud Iisraeli jaoks olulisemaks mitte ainult diplomaatiliselt, vaid ka sillaks Vahemere, Aafrika ja isegi laiema Araabia maailma vahel? Jah, ma arvan, et pärast Iraani sõda hakkavad Maroko ja Iisrael oma suhteid tugevdama. Ja nagu ma ütlesin, järgmine samm saab olema liit. Ja Maroko on avatud värav hüppelaud Iisraelile Aafrika turgudele sisenemiseks. Ja Marokol on selles valdkonnas üsna hea kogemus. Ja juba on Iisraeli ettevõtteid, kes teevad Marokos äri ja soovivad seda äri laiendada Aafrika riikidesse ja Aafrika turgudele. Nii et ma arvan, et pärast seda sõda lähevad asjad järjest paremaks ning kahe riigi suhted muutuvad tugevamaks ja viljakamaks igas valdkonnas. Väga positiivne vaade tulevikku. Doktor Mohammed Chatou, väga tore oli teid täna I24 News Englishis meiega koos näha. Aitäh teile selle eest! Pole tänu väärt, aitäh!